Nüüd tuleb. Olen Kaimai Kuldkepp, projektijuht soolise võrdsusega tegelevas organisatsioonis Feministeerium ja keskkonnaküsimustega tegelevas organisatsioonis Rohetiiger. Minu jaoks on need valdkonnad omavahel väga tugevalt seotud, sest keskkonnast rääkides on pea võimatu võrdõiguslikkuse teemat vältida. Sooteema tuleb sisse nii sellest vaatest, kes kannatavad enim kliimamuutuste või keskkonnakahjuliku tegutsemise tagajärjel, sellest vaatest, mis soost inimesi on enim keskkonnakaitsjate ja aktivistide hulgas, kui ka sellest vaatest, mis soole võib omistada lõviosa keskkonnakahjude tekkimise vastutusest. Kliimaõigluse küsimus tõstab esile, kuidas kliimamuutused ei puuduta kõiki maailma inimesi võrdselt. Kliimamuutuste tagajärjed nagu põuad, tormid, üleujutused ja muud äärmuslikud ilmaolud mõjutavad juba praegu inimeste heaolu eri maailmapaigus. Ja need tagajärjed mõjutavad inimesi erinevalt, sõltuvad soost, seksuaalsusest, vanusest, tervisest, puudest ja teistest teguritest. Oluline näitaja on seejuures eelkõige sotsiaalmajanduslik olukord ja geograafiline elukoht. Enim kannatavad just haavatavad grupid, olenemata sellest, kas nad asuvad arenenud või vähem arenenud piirkondades. Haavatavamad ühiskonnagrupid, seejuures vaesemad ja suuremad pered, vähem haritud, kehvema tervisehinnanguga inimesed ja eriti naised, kes kuuluvad haavatavatesse gruppidesse, näiteks üksikemad, tunnevad mõjusid otsesemalt ja tugevamalt. Kliimamuutused ja muud keskkonnaprobleemid ei too tegelikult juurde mitte uusi unikaalseid probleeme, vaid süvendavad juba eksisteerivat ebavõrdsust ja võimendavad probleemkohti. Kui haavatavaid elanike rühmi eraldi arvesse ei võeta, siis koos kliimamuutustega süveneb olemasolev ebavõrdsus veelgi. Soolist erisust on märgata ka keskkonnakaitsjate seas. Näiteks usub inimtekkelisse kliimamuutusesse statistiliselt 6–11% rohkem naisi kui mehi. Keskkonnakaitsjatega seostatud pehmeid väärtusi peetakse stereotüüpselt ebamehelikuks. Keskkonnasõbralikud praktikad pole ühiskondlikult aktsepteeritud, kui võimu demonstreerivad või maskuliinsed. Naiselikkusega seostatud pere- ja majapidamise eest hoolitsemine seostatakse ka looduse eest hoolitsemisega, mistõttu on meestel ebavõrdses ühiskonnas keerulisem seda rolli võtta. Keskkonnateemade ja naiste õiguste lõimumist käsitleb ka feministliku mõttesuunases ökofeminism, mis keskendub looduse ärakasutamise, maskuliinsuse ja seksismi seoste uurimisele. Keskkonnaprobleemide ja kliimamuutuste tekkepõhjuseid otsides leiab põhjuse lääne ühiskonna ületarbimises. Samas, kuigi ületarbimine on probleem, on juurpõhjuseks ikkagi tootmine, mis on keskkonnakahjude peamine põhjustaja. 500 maailma tähtsama ettevõtte juhtide seas on vaid 8% naisi. Seega tootmisega seotud jalajälje eest vastutavad valdavas osas mehed, kes keskkonnakahjulikust süsteemist rahalist kasu lõikavad. Tagajärgede käes kannatavad aga enim need, kes kõige vähem tarbimisest kasu saavad. Enamasti on need naised ja lapsed maailma vaesematest piirkondadest, need, kes rikastele lääneriikidele tarbimiseks tooteid valmistavad. Näiteks töötab maailma moetööstuses ainuüksi õmblejatena 60–70 miljonit inimest, valdavas osas naised, kellest vaid 2% saab Fashion Transparency Indexi hinnangul tasu, mis võimaldab elamisväärset elu. Ebavõrdsus saab alguse otsustusprotsessidest. Vaid 21% maailma liidritest on naised. Ja see ebavõrdsus otsustusprotsessides kandub üle ka keskkonnateemadesse. 2021. aasta sügisel toimunud ülemaailmsel kliimakohtumisel COP26 olid delegaatidest vaid 33% naised. Kui mitmesuguse tausta ja elukogemusega naised ja teiste sooidentiteetidega inimesed ei ole protsessidesse kaasatud, ei ole nende vajadused ja probleemid piisavalt arvestatud. Eri soost inimestel on enamasti ühiskonnas eri rollid, mis tähendab ka erinevat juurdepääsu ressurssidele. Ressursside all pean silmas kõiki vahendeid, mida inimesed eluks vajavad. Esmatähtis on loomulikult raha, aga olulised ressursid on ka näiteks toiduvarud, energiakasutus, ligipääsetavus teenustele, seejuures haridusele, maa ja vara. Naistel, lastel ja soovähemustel on enamasti madalam juurdepääs ressurssidele, mis jätab nad kriisides haavatavaks. Seejuures ei saa taaskord jätta mainimata, et sõltumata geograafilisest piirkonnast ei ole kõik naised võrdsete võimalustega. Lisaks soole võivad seda ligipääsu mõjutada ka klass, rass, vanus, puue, rahvus ja muud tegurid. Sotsiaalsete normide kohaselt on naiste kanda traditsioonilised majapidamis- ja hoolekandeülesanded. Ekvatoriaalses piirkonnas, kus kliimamuutuste mõjud on juba täna probleemiks, on need tööd näiteks vee toomine, küttepuude korjamine,
vaesemates piirkondades ka põllutöö. Lisaks kuulub hooletöö alla ka leibkonna nõrgemate, laste ja vanurite eest hoolitsemine, mille koormus langeb ühiskonnas just naiste õlgadele. Looduskatastroofid mõjutavad ka otseselt naisi rohkem kui mehi. Kuna naiste sotsiaalne staatus on madalam kui meestel, ei investeerita naiste ellujäämisoskuste arendamisesse, näiteks ujumisoskuse või riigikaitse ja enesekaitseoskuste õpetamine. Selle taga on ka sotsiaalsed normid, mis diskrimineerivad naisi, kes ei vasta ühiskonna ootustele. Kliimakriisiga on seotud ka toidunappus paljudes maailma piirkondades ning toiduturvalisus on taaskord midagi, mis puudutab rohkem naisi. Maapiirkondades on pea pooled põllumajandusega seotud töödest naiste kanda, seda nii otseselt põllul töötades kui täites muid olulisi rolle, mida võib lugeda näiteks raamatupidamiseks või projektijuhiks. Samas on maaomanike naiste seas vähe. Vaid 20% maailma maaomanikest on naised. Vaesemates riikides on see number veelgi madalam, vaevu 10% kandis. Naiste sissetulek on väiksem, nende staatus ühiskonnas madalam ning neil puudub enamasti omand, mistõttu mõjutab vähenenud saak neid rohkem kui mehi, kellel on rohkem vabadust, vara ja kauplemisruumi. Keskkonnaprobleemid ja kliimamuutused võimendavad juba niigi eksisteerivaid probleeme. Kriisidest tingitud ebakindel olukord tekitab pingeid ning ebavõrdses ühiskonnas ei oska mehed oma soorolli tõttu end muud moodi välja elada kui vägivallaga. Üks probleemidest on seksuaalvägivald, mille ohvriks langemise risk kriiside tekkides kasvab. Seksuaalvägivalla juhud sagenevad, kui harjumuspärane ühiskonnakorraldus on häiritud. Näiteks, kui naised satuvad majanduslikult haavatavasse positsiooni, kui mehed piirkonnast lahkuvad, jättes naised ja tüdrukud ühiskonna silmes kaitseta või kui naised ja tüdrukud ise põgeniku staatuses on. Ka koduvägivalla risk suureneb, kui piirkonnas pinged kasvavad. Arengumaades langevad naised koduvägivalla ohvriks ka siis, kui näiteks saagikus langeb ja naiste tehtud töö vähem vilju kannab. Paljudes piirkondades peetakse naisi kesise saagi eest isiklikult vastutavaks, mistõttu seavad kliimamuutustest põhjustatud tagajärjed põllumajandusele just naised keerulisemasse olukorda. Kliimakriisi tõttu oli aastal 2021 maailmas ümber asustama sunnitud 84 miljonit inimest. Aastaks 2050 on oodata 1,2 miljardit põgenikku ja põgeniku staatuses inimeste hulgas on taaskord just naised ja vähemused need, kellel on kõige suurem oht vägivalla ohvriks langeda. Iga 5 põgeniku staatuses naine kogeb seksuaalvägivalda. Põgenikest naisi ja lapsi ohustab suurem risk sattuda inimkaubanduse ohvriks. Põgenikest naistel on meestest 2 korda suurem tõenäosus surra, kui merd ületades õnnetus peaks juhtuma. Seejuures tuleb välja tuua, et kõik naised ei ole samasugused ja kõik naised ei ole kõige haavatavamas grupis. Oluline on mõista, et kliimamuutuste kontekstis võimenduvad probleemid ja diskrimineerimine, mida soo- ja seksuaalvähemused või puuetega inimesed juba praegu iga päev kogevad. Näiteks on igast soost LGBT noortel suurem risk nii vägivalla ohvriks langeda kui ka kodutuks jääda, mis muudab selle grupi haavatavamaks ka kliimakriisis. Kliimamuutustega kaasnevate ekstreemsete ilmaolude ja looduskatastroofide puhul võib naistel ja lastel olla statistiliselt kuni 14 korda suurem risk looduskatastroofidest surra. Naised kogevad diskrimineerimist ka looduskatastroofide järgse toetuse saamisel, sest ühiskonnas juurdunud süsteemid soosivad meeste juurdepääsu info ja abini. Kliimamuutuste leevendamise ja ennetamise lahendused ei ole samuti sooneutraalsed. Naiste juurdepääs haridusele on olulisim tegur, mis määrab, kui haavatavam piirkond looduskatastroofide korral. Juba põhikooliharidus muudab drastiliselt naiste rolli ühiskonnas. 12 aastat kooli mõjutab positiivselt, millises rollis naised ise end näha oskavad ja milliseks kujuneb naiste staatus ühiskonnas. Millised on nende pereplaneerimisoskused ja võimalused, milline on nende laste ellujäämispotentsiaal ja lisaks ka missugused oskused kliimamuutustega kohaneda ja vastupanu kasvatada. Ometi on arengumaades juurdepääs haridusele endiselt tüdrukute seas madalam ning kriiside tekkides on just tüdrukutel suurem oht haridusest eemale jääda. Kliimamuutused ja muud keskkonnaprobleemid ei too tegelikult juurde mitte uusi unikaalseid probleeme, vaid süvendavad juba eksisteerivat ebavõrdsust ja võimendavad probleemkohti. Kliimamuutuste tagajärjed mõjutavad enim aga neid, kes ühiskonna arengust kõige vähem kasu saavad. Neid, kes ei ole ühiskonnas eelisseisus. Neid, kellel on niigi vähe, nii õiguseid kui ka ressursse. Kliimakriisi mõjude intersektsionaalne teadvustamine aitab ebavõrdsust näha ja seeläbi ka leevendada. Intersektsionaalsus on teooria, mille abil analüüsitakse
erinevate ebavõrdsuskategooriate ja võimusuhete koosmõju. Erinevad rõhumise vormid, näiteks seksism, rassism, homofoobia, ei toimu üksi, vaid omavahel põimunult. Eestis tasub vaadata koos sugu ja rahvust, sest paljud soolise ebavõrdsuse trendid võimenduvad teisest rahvusest gruppide puhul. Näiteks on venekeelsete meeste oodatav eluiga veel lühem kui eestikeelsete meeste oma ning venekeelsete naiste palgalõhe oluliselt suurem kui eestikeelsete naiste puhul. Intersektsionaalsuse teadvustamine aitab mõista, et naiste ja tüdrukute hariduse väärtustamine on võtmeküsimuseks muuhulgas ka kliimakriisile ja võimaldab keskenduda konkreetsele juurprobleemile. Ülimalt kompleksse probleemi kohta on mitmed lahendused üllatavalt lihtsad. Lahendades olulisi inimõiguste küsimusi ja pürgides soolise võrdsuse suunas, aitame kaasa ka kliimakriisi leevendamisele ja raskemate tagajärgede ennetamisele. Siin on teile väike mõtteharjutus. Mõtle, kuidas kliimamuutused sinu elu tulevikus mõjutada võivad. Kas võrreldes mõne teise soo esindajaga on need muutused pigem suuremad, väiksemad või sarnased? Ja kuidas oleks siis, kui sa elaksid mõnes madalama sissetulekuga riigis, näiteks Aafrikas või Aasias?